No tšau! Üks kuu on jälle möödas, aeg on jälle uueks turu ülevaateks. Kes veel mind ei tea, mina olen Jorma, toimetan Tallinnas kinnisvaramaaklerina. Ja see, mis siin toimub, on päris crazy. Kinnisvaraturg teeb Tallinnas siin uusi rekordeid. Paraku uusi rekordeid teeb ka Covidi statistika. Täna just kehtestati uusi piiranguid. Nii et segased signaalid, aga proovimegi täna siis natukene selgust tuua, mis siin kinnisvaraturul meil edasi võiks toimuda. Aga oktoobris siis tehti Tallinna korteriomanditega 931 tehingut. Mul siuke nikad staffel, see ei mahtunud siia äragi mitte graafikule. 931 tehingut, seda on rohkem kui ükskõik millisel teisel kuul, eelmise aasta jooksul, selle aasta jooksul. See on päris metsik. Raha trükitakse, intressimäärad ilmselt püsivalt madalad siin veel mõneks ajaks. Nii et mulle tundub, kinnisvara nähakse, miks turg nii aktiivne on? Mulle tundub, et kinnisvara nähakse veelgi enam sellise turvalise kohana ja kaitsena inflatsiooni vastu. Olgu see kinnisvara siis endal koduks investeeringuna, aga sellele vastu vaielda ei saa. Turg on praegu mega aktiivne. Nüüd kuulake seda. Keskmine ruutmeetri hind oktoobris Tallinna korteriomanditel 2160 eurot ruutmeeter. See on kõigi aegade rekord. Tallinna korter ei ole mitte kunagi varem nii palju maksnud kui praegu. Siin muidugi faktoreid tunduvalt rohkem, mis seda mõjutab. On sektoreid, kus kinnisvara hinnad on lihtsalt taastunud siin aasta alguse tasemele. On kindlasti ka väiksemaid taskuid, kus hinnad ongi reaalselt tõusnud, aga keskmist siin mõjutab isegi rohkem see, mis varadega tehakse tehinguid. Ja uusarendustega praegu on võrdlemisi rohkem tehinguid kindlasti. Aga kahtlemata tõusev keskmine ruutmeetri hind, nõudlus peab olema turul. Aga statistika näitab siis kinnisvaraturul väga positiivseid märke. Teeme siin lausa rekordeid. Aktiivne turg võiks ka jätkuda. Nüüd mängu tuleb muidugi teine pool ka. Kui ulatuslikuks kujunevad siin piirangud? Kas me saame endiselt tööl edasi käia? See on statistika, mis teeb siin negatiivsed rekordeid. Jällegi aktsiaturul tuli huvitav hüpe, kui siin võimalikust vaktsiinist räägiti. Ole näha, kuidas see olukord siin välja mängib. Aga kinnisvaraturul nõudlust on. Lauseis pidevalt väheneb, nii et müümiseks igal juhul hea hetk. Kui sul siin aastatega kapitali kasv on kogunenud, siis ilmselt mõistlik see raha ka laualt ära võtta, sellepärast et praegu tõesti ei tea, kummale poole turg liikuda võib. Kui mingeid küsimusi jäi veel õhku, kirjuta mulle julgelt. Näeme jälle. Seniks. Tšau!